Tule poja. Nüüd sa pead siit, istu, teeme kõigepealt väiksema kasti lahti. Ja alustame vast suurest. Alustame suurest. Sellest väiksest ei saa ise ju midagi aru. Ja, tere kõigepealt. Poja, sa pead kasti osas maha tulema. Meil tuleb nüüd, me mõtlesime kunagi välja ühe sõna, karbituks tegemise video. Jah. Meil tuleb täna karbituks tegemise video, et meil tekkis vajadus. Me vaatame, mille järgi meil vajadus tekkis. Mis on läbi? Meil on pappi nüüd. Ja, kõvasti pappi. Oho. Aga mitte ainult pappi. Vaat, kuidas me ta kätte saame? See on hea küsimus. See tuleb vist siit niimoodi eraldi. Ja see tuleb ära võtta. Nii. Viskame need kuskile siia kõrvale. Kuule! Siin on sankad, nüüd saab juba tõsta. Ta ei olegi nii väga raske. Ei ole raske, aga me peame ta nüüd nii pidi keerama. Nii. Ja nüüd on see karp ilmselt vaja lahti teha, ma saan aru. Jah. Et... Siit väga rohkem midagi ei olegi. Sinu lemmikkirjandus. Ma pärast tutvun ja sina loed alati kõik läbi. Mina alati leiutan kõik. Nii, see ei ole enam eraldi karp, see on juba nagu... Ja see peaks vist... See peaks kuskile käima. Ja, see peaks käima. Äkki ma toon näitan. Jah. Ma toon kaamera. Aga me isegi täpselt ei tea, kuhu ta käib või ei käi, aga... Ikka saab auku panna. Ilmselt käib see siin auku tõesti. Jah. Mida ma panen need ära? Auku saab panna auku. Nii. Kuskil on meil auk siin. Siin on auk. Siin on auk. Aha. Panna auku siin. Läks auku. Ma ei tea, vaata siin on unik nuppe. Vaata, mis nad teevad. Arvan, et see viskab. Aha, see näed. viskab välja. Väga hästi viskab. Okei. Tal on isegi mingid näed põlevad. Ju tal on mingi vool on sees. Aga millega meil siis tegemist on? Tegemist on liustikuga. Just. Nii. Tal on isegi siia peale kirjutatud, et ta on liustik. Liustik, kus kohas? Näed. Glasseer peaks tähendama liustikku. Ma ei teagi. Ei oskagi öelda. Aga see on siis Ecoflow külmik. See on nüüd, alustame siit. See on jää tegemiseks. Et siia paned vee sisse? Ei tea, jah. Ilmselt on niimoodi valad vee, mis me peame proovima. Aga see on minu teada on see nüüd ainukene nii-öelda matkakülmik, millel on jäämasin. Vaat ma ei oska öelda, pole uurinud. Minu teada küll, nii palju kui mina siin otsisin. Aga... Mis on jäämasin? Ja see on jäämasin, jah. Ja siit saab jääd teha küll. Ja nüüd see peaks kuidagi veel lahti käima. Vaata, sina lugesid selle kohta, mis optsioonid siin nüüd olidki, et seda sai üleni sügavkülmaks teha. Siin saab nüüd niimoodi teha, et siin vahel on see vahesein ja siis äpist sai ära määratleda selle, et kas see pool on külmkapp ja see on sügavkülm või vastupidi, see on sügavkülm ja see on külmkapp ja tegelikult on võimalik see vahesein siit ära võtta, ma eeldan, et see ka. Siis sa saad ta teha kas üleni sügavkülmaks või üleni nagu jahekapiks. Et sügavkülm oli tal vist -20 ja jahekapp oli vist +5 äkki midagi sellist ja kõik seal vahemikus ka oli. Terko korraldab jama. Meie poeg jälle sai järjekordse pahandusega hakkama. Ma tean, et mul oli kann kindlasti vett täis. No nüüd on vett tühi. Ja, nüüd on vett tühi. Nii. Aga huvitav, kas see on ka midagi või? No tee lahti, vaatame, mis asi see on. Tee mäed. Mulle tundub, et see ikkagi on midagi vajalikku. Ei, no minu teada panevad lihtsalt karbi kaasa. Tuleb kodu ja saab prügikasti teeta. Tee mäed.
näed. Oh, poistele ei anna seda liivakasti. Kõhid on. Kõhvel on jah. Liiga kõhid. See tundub tavaline vooluvõrgu oma, see on auto See on ja siis on jälle midagi mulle. Äkki see on topeltpõhjaga, äkki midagi Just. Oot, noormees, ära palun roni siia sisse. Kuule, see on nüüd päiksepaneeli juhe. Oota, Oota. ei, siia sisse ei ronita. Oota, paneme selle vahepeal kinni. Laps tahab külmikusse minna. Jah. Tal on näed energia, see on tal F. See vist on üsna janune või? No see on selle uue, selle järgi minust enamus, nad on üsna sellised madalama nii-öelda otsa omad. See on siis See on hea. aastas või? Ma ei oska öelda. Ja müra ta tekitab 59 detsibelli ja mahutavus on 36 liitrit. Aga ma nüüd ikkagi tahaks jõuda korraks selleni, mis siin põhjas veel on. Siin on mingisugune... Mingi kast, aga see tundub tõesti päiksepaneeli juhtme moodi. Jah, sest et ma mäletan, et seda asja sai laadida. Ja. Vaata, see on adapter. Ja see on selle, on küll nagu päiksepaneeli Ja, selle. see on päiksepaneeli kontroller. Vist, ma oletan. See on, igal juhul on ta laadimiseks vajalik. See läheb nüüd siia. Ja. See käib siia, see on vaheadapter. See läheb siia ja siis see, siia otsa siis paned selle 220 selle. Jah, see läheb, jah. See on siis, kui sa tahad seinast voolu võtta, sa pead panema adapteri vahele. Okei. Ja siis, kui sa tahad võtta autost voolu, siis paned otse. Okei. Et siis saad selle otsa siia panna. Ja siis on siin veel üks auk. On siin üleval. Ei, see on selle lihtsalt kinnitus. Okei, ei, siin ei ole. Küll aga olid, ma nägin, siin olid augud. Tee lahti augud. Kohe teen, siit poolt pead lähenema. Näed, siin on veel selle USB-C auk. Okei. Siit vist saab, jah, et siit tuleb ilmselt välja, sest ta on ju aku. Ja selle aku pealt, mis sa lugesid välja, mingisugune 40 minutit sai ta vist, 40 tundi sai ta töötada. Ise vist töötas. Ausalt, ma nüüd päris kindel ei ole, ma ei mäleta, aga me saame seda kõike katsetada ja siis juba täpsemalt numbritest rääkida, sest ma tõesti peast ei mäleta. Üks mees tahab kasti panemist saada. Jah. Tahab kätte saada ja ei saa kätte. Nojah, aga... Lapsed on nii armsad, juba jätsid niimoodi tahmased jäljed siia peale. Okei, meil on nüüd olemas portatiivne külmik, mille ma kõigepealt viin meie nii-öelda suveelamisse, mis on seal. Et ma saan siis väljas nii-öelda toiduaineid hoida, vedelamaid ja tahedamaid. Siis vedelamate toiduainete sisse saan ma jäätist teha. Ja kui me metsa lähme nüüd või kuskile mere äärde puhkama see aasta, siis saab lastele jäätist tuua. Juustu saab kaasa võtta. Just, jogurtit saab võtta, saab kohukesi võtta. See käib veel, kui sa võtad selle siit välja, siis see käib siia. Oota noormees, sinu abi ei ole praegu üldse vaja. Siis saad selle siia fikseerida. Ja. Ühesõnaga selline äge asi tegelikult. Meil pole kunagi niisugust nii-öelda matkakülmikut olnud. Ei, meil ei ole isegi termokotti kunagi olnud. Meil üks vana termokott tegelikult oli. Jah, aga me ei ole seda kunagi viitsid kaasa võtta. Üksikud korrad. Ja, seda väga ei tööta. No ja ta sulab ära kohe. Ühesõnaga selline äge asi, et see nüüd saame katsetada. Annab meie nii-öelda looduses vedelemisele, õues olemisele uue kvaliteedi. Aru, et siit ta läheb käima. Teoorias. Näed, läkski? Jaa, läkski käima. Selle peaks kohe EcoFlow äpiga ka ära ühendama. Jah, ta peab kindlasti äpiga ühendama. Ja siit saab tegelikult pealt ka temperatuuri reguleerida. See on see, mida ta näitab, et siin on praegu 26% akut, ma näen. Ja siis on need vasakpoolse ja parempoolse siis temperatuurid ja siit saab siis, näed, siin on -6 peale pandud ja siin poolne on -14 peale pandud. See, mis ta siin alguses, näitas noormees.
see on see, mis tal praegu seal sees on ja nüüd ta hakkab seda jahutama. Aga äkki paneski kohe paika ära või peab äpist Ma panema? arvan, et paneme pärast äpist ja otsustame üldse ära, kuidas pidi me need külmad ja soojad paneme nii-öelda. Mis läheb jäässe ja mis läheb jaheks. No nii. Ja see on ilmselt seotud need nupud kuidagi selle jää poolega, aga ei, me ei tee praegu jääd. Ei. Okei. On küll nupud, aga Terko ei vajuta neid nuppe. Nüüd on kinni, kõik. Ja see on ka nupp. Noored insenerid. Kuule, ära näpi. Nii läheb katki. Jah, ühesõnaga poistele sai uus mänguasi. Ei vajuta rohkem nuppu. Aga mis siis ikka, ma ei tea. Teeme selle looga praegu nii-öelda tõmbame joone alla ja eks me hoiame auditooriumi kursis juba sellega, mis edasi sai? Mis edasi saab, jah. Aga ega midagi, kui enne mina ei kuule, siis Järgmine kord. järgmine kord.